räägime siis eelnevast nädalavahetusest ja eelnevast nädalast. Ühesõnaga räägime siis möödunud nädalavahetusest. Video peale Sven paneb kindlasti, mis ilus vägev asi oli, mis me siis reedel panema läksime sinna. Tere! Teed? Lähme Alansile. Vaatame, mis kastis on. Tahad veel midagi rääkida või? Ei taha, ma olen poodi. Noh, räägid midagi või? Ei räägi. Miks? Ma ei taha. Miks? Ma ei oska praegu midagi öelda, ära pressin kõiki asju välja. See, mis me sinna valime, kuidas see alguses sai, käisime WRC Eesti etappi vaatamas, kus Tänak seal võimsalt kihutas meile, siis nad sõitsid selliste vägevate kaarte alt läbi. Noh, siuke reklaamkaar või meie tegime sellest start-finish kaared metallist kokku pandava, et me siis saame igale sõidul kaasa võtta selle igale etapile. Transponderi mees saab oma liini sinna kinnitada ja peaks olema piisavalt suur ja tugev asi, mida siis ma tuleval sõidul jälle maha ei siis. Piisavalt kergelt, mis ta kaasas saab, siis iga võistlus. Täpselt. Kuna me oleme suure laadriga tiim, ütleks siis niimoodi, et siis meil on vast seda kõige kergelt kaasas vedada, kuna me vähemalt üritame kõikidel etappidel käia. Kui me just ise ei sõida nagu Alansel, siis vähemalt koha peal me oli. Pakkusime siis siukse variandi välja, et jah, selline kaar. Isa mul võitis sellest otsast kohe kinni, isa firma Sarramett toetas murutraktori liigatsemise kaarega. Jah, siin on tableid. Sarramett metallitööd, jah. Vot, et mis siis oli, et käisime reedel, läksime seda paigaldama sinna lootuses, et saame aidata korraldusmeeskonnal siis veel rada ehitada. Aga kuna Marti ja Marks oli nii vägevad mehed, et neil oli juba ammu kella 5 juba rada kõik püsti pandud. Polnudki teha midagi, jah, siis oli. Pert aitas meil veel kaare püsti panna seal ja... Vellekas käis ka kaasas. Priit Vellever, jah. See on meil üks siuke vägev mees, kes käib meiega kõikidel sõitudel kaasas. Et ta väga kaamerate tulla ei taha ja küll me ta kuidagi siia rooli taha ka lõpuks saame. Sinnamaani läheb veel aeg. Sõrmeküüs on juba antud, aga näppu veel mitte. Käsivarus on võtmata veel. Mis siis oli? Hommikul kella 8 juba veeresime kohale enam. Ma olin poe ees, helistasin Gerdile, et kaugel sa oled, siis ta ütles, et ta juba keerab popsukaid metallraami sisse, aga mul oli veel paar minutit sinna minna. Jah, üks hull arvas hommikul, et tuleb ATV-ga Alansile. Ja siis, mis me seal veel aitasime, panime liputajate kontrollpunktid paika, kus keegi kellaajaliselt olema peab. Vellekas vidas sinna isegi tulekustutid igasse. Jah, kohutuse mõtteks aine andis. Et kui juhtub nii, nagu juhtus 0-0-ga Mõisakülas. Mõisakülas, jah. Tankimise ajal läks kütust nii palju üle ja nii kui käivitas, siis käis... Siis hakkaski peaaegu juba lastesõit mitte.
hästi tegelikult. Mõlemad sõitsid algusest lõpuni. See on nagu meie tiimi puhul haluldane. Oligi, murutraktorid olid järgmised. Nad käisid oma prooviringidel. Uhke tuva raja peal. Sven juba tuli ATV-ga meil sinna Alansile, siis pakkusime Martile välja, et võime olla siis üks puksiirtiim, nii nimetatult, et kui keegi on raja peal hädas, seisma jäänud, et siis mitte ei pea kogu tiimiga seda traktorit elu eest boksi punnima, vaid lähme aitame, paneme paela külge ja mure vabamalt. Ja neid tõmbamise ei olnud selle 4 tunni jooksul mitte vähe. Ühe korra Egon Laki tiimist siis pani üle, mis ta tuli, tiigis seest tuli ja ei suutnud valli peal ära keerata ja keeras hoopis vasakule ja siis sinna alla ta kadus niimoodi, et mootori kõik oli vett täis, karpa vett täis, aga sõitis ka lõpp, ei sõitnud, jälle vaadata. Kui meil ei juhtunud õnnetusi, siis keegi teine pidi ikka see õnnetu tiim olema, kellel kogu aeg midagi juhtunud. Ega meil läks sõit metsa, aga õhtu läks hästi, me hästi pulma ettepaneku kõigi traktoristid ees. See oli väga ootamatu, peaks ütlema. Meil värises hääl ilma alkoholita, nii et vähe polnud. Nii, ühesõnaga räägime sellest ka, et tegelikult ega me niisama see oli pass. Nagu eelnevas videos ka mainitud, siis mina pidin minema 27-ga sõitma. Kuigi ma ise üritasin sellest kõrvale viilida, aga siis juhtus teise sõidu alguses siuke õnnetu lugu. Rene oli intsident siis niimoodi, et Rene sai traktori peal viga, aga kuna ta ei saanud enam edasi sõita. Sul ei jäänud hästi muud midagi üle? Jah, läksin ühte tühja 20 minutit täitma seal. Tuleb täitsa tagasi, et rohkem ei saa. Ja alati käib, hakkab kaasa. Ma proovin midagi. Ja me kaasa tõmbame. Kirjeldaks seda 27 ka natukene. Ütleme niimoodi, et noh. See on siis puhas võrdlus meie ja 27 vahel. Jah, istume nüüd nii, nagu meie istume selle traktori peal. Ma ei saa istuda. Panevad jalad õigesse kohta. Nii, me istume nagu chopperi seljas, vaata. Et kogu aeg oleme ühes kohas, kurvis kallutama ei pea, midagi tegema ei pea. Pidur, gaas, kõik on rooli küljes. Noh, et me oleme siuksed rohkem nagu mugavussaid. Gaas on siin, pidur on siin ja kõik. Ongi kõik. Et minul oli väga raske sõita selle traktoriga, kuna seal traktori peal ise pidi väga palju tööd tegema. Sõiduasend oli ka juba. Sõiduasend oli juba teine ja ütleme niimoodi, et ennem igat kurvi pidin siis jalgadega tõstma ennast kas ühele või teisele poole istet. See tähendas ropult füüsist jalgadele, põlvedele, mida siis antud juhul mul ei ole. Kuna enda traktoril seda vajadust ei ole, siis ei ole ka harjunud sellist asja selle traktori peal tegema. See võitis mind ikka korralikult läbi. Siis kuskil 15 minuti pealt äkki Rene juba lehvitas mulle sealt, et tule järgmine ring maha, et ma hakkan juba teistele konkurentidele jalgu jääma. Nüüd endal on vähemalt võrdlusmoment teise traktoriga. Kuna me hakkame nüüd endal mootorid vahetama siin peal, siis endal on mingisugune nõks siin peas nüüd olemas. Mida nüüd siis taga ajada? Räägi, mis sa parem tegid seal? Kurvide peale pigem maadama. Noh, vaatame, mis me selle aparaadiga kokku soodame saab. Natuke gaasi ka, kui paneme. Oot. Nii. Oota. Pane ise.
Eesti ka. ühesõnaga Aigar siis sai ka eelmises videos mainitud, ütles, et davai, nüüd tuled sõidad viimased tund aega meie traktoriga. 60 minutit, ei kõla üldse väike aeg. Aga mitte nüüd enam siis vabaklassi, aga standardklassi traktoriga. See on nagu täiesti erinev sellest, millega me hetkel sõitnud oleme. Noh, esiteks mootor on natuke lahjem, kui käib ühest. Kas ta oli äkki 90 kuuti väiksem? No peamine erinevus on see, et tal on taga vaba differ. Tähendab seda, et sa saaksid kurvist välja kiirendada, pead sa kallutama selle rehvi poole, et see rehv puutuks vastu maad, oleks pidamine, et see traktor üldse liigub. Sest kui sa sõitsid nii, nagu sa meie traktoriga sõidad, siis... Seisid kurvis? Jah, siis käis lihtsalt sisemine ratas tühja ja ei olnudki. Annab tunda, et see on meistrite traktor, kestis vastu minu sõidustiilile väga hästi. Isegi standardklassi traktoriga suutsin ühele vabaklassi traktorile pähe teha, et 27 arabaga jäi teiseks üldarvestuses, siis ma suutsin standardklassi traktoriga üldarvestuses kolmandaks sõita. Ehk siis ühe näide, et tuleb traktor ehitada, need vastu peaks mitte need koolid päevad. Palju veel teha. Ma olen küll selle konkreetse traktoriga sõitnud juba 2 aastat, 2 hooaega, aga ütleme, peale igat sõitu on mingid sõlmed, mingid kohad, mingid asjad ikka, mida peab arendama või parendama või remontima. Soome 9 tundi, eelmine aasta Alandusel 12 tundi, kõik oleme nagu edukalt lõpuni tulnud. Aga nüüd ei suuda siis Eestis ei Nurme Krossi sarjas üle 10 minuti sõita, et ei suuda tema sõidus lõpuni tulla ega ka, mis meil oli, Reose. Oli 3 tundi, aga suutsin läbida 7 ringi. 7 ringi, jah. No, laias laastus 10 minutit. Pühapäeval läksime, korjasime kaare ilusti kokku ja pakkisime talve korterisse ära ja vaatame, millal meil järgmine aasta siis mõni sõit tuleb, millal meil koroona sõita lubab. Ei, ülejärgmine nädal on meil aasta koosolek, eks seal saab natuke targemaks. Kes tahab sõitma tulla, tulge kuulake pealt. Tulge kuulake, saate mõtteid koguda. Yeah. Mina omalt poolt siis tegelikult tahaks öelda veel seda, et Rene Audova, Bert Reisner, Helmo Luup laupäeval peale sõitu vaadata meeste käsi, suur osa nahka peopedast puudus, aga see pingutus kõik on tulemuste põhjal näha, esikoht esikoha järel enam-vähem. Ma võib öelda ka tegelikult Aigari ja Hansu kohta 4 etapist, mis siis sel hooajal oli, võitsid need 4 etappi. Kõik esikohad, jah? Kõik esikohad. Mis on ikka, noh? Eks meil mõni ATV video siin talvel ilmselt tuleb. Ma ei tea, teeme lume lükkamisest videot või rammime niisama kuskil metsas muda. Midagi ikka teeme. Jah, traktori hooaeg on läbi, proovime veel nüüd. Jah, ja traktori ehitusest ka kindlasti teeme mingit videot, kuidas tegele ei näe, aga see mootor siia peale läheb. Siin tuleb ringi ehitada nii karpa, sisselaskikolle, väljalaskikolle. See summuti läheb teise kohta, no seda näitame kõike. Kapott peaks veel peale ära mahtuma, ainuke pluss. Ja nii täpselt. Just täpselt, nii täpselt. Kellegi huvi, kontakteeruge meiega, tulge vaadake seda asja lähemalt. Lõpetame oma traktori hooaja nüüd ära sõndamise. Proovime järgmine seda parem. Prooviks niimoodi, et me suudame etapid sõita lõpuni. Jah, kõige... Enne kui mootorit tuunima hakkame, üritame keskma saada. Siit ongi see, et ma pean seda videot püksi lõikama. Ja siis see vend pärast vaatab, mida sa lõikasid kaupade. Ja kui keegi viitsib õpetada mind korralikult editima, siis ma ei tea, kirjuta mulle. Koroona hetkel siin kokku saada väga ei saa. Traktorit näitame ka nii, et ukse peal. Ühesõnaga, püsige terved. Vaata, ärge veel püsige terved. Ühesõnaga, mis ma nüüd öelda tahtsin? Püsige terved. Ärge veel püsige terved, kannatage, see mees mõtleb. Noh. Pabri peal polgi veel. Püsige terved, lähme laiali. Davai.